Aastaid on korduvalt öeldud, et Põhja-Korea on varsti kokku kukkumas. On põhjus, miks paljud seda uskusid. 1994 aastal suri Kim Il-sung, Põhja-Korea asutaja ja esimene juht. Tema asemel astus tema poeg Kim Jong-il, kuid tol ajal oli riigi olukord väga raske. Nõukogude Liit, mis oli Põhja-Korea jaoks kaua olnud oluline toetaja, oli juba kokku kukkunud. Majandus nõrgenes. 1990-ndatel tekkis ka tõsine toidupuudus ja näljahäda. Selle tõttu uurisid isegi Ameerika Ühendriikide luureanalüütikud, kui kaua suudab Põhja-Korea valitsus veel võimul püsida. 1990-ndate lõpus olid hinnangud, et süsteem võib kokku kukkuda, kui majandus- ja poliitilised probleemid jätkuvalt süvenevad. Kuid Põhja-Koreal oli veel üks suur probleem, mis ei olnud seotud ei toidu ega rahaga. Ja see oli Lõuna-Korea. Et mõista, miks see nii on, peame kõigepealt tagasi minema ja vaatama, kuidas kaks Koread tekkisid. Väga pikka aega oli olemas ainult üks Korea. Neil oli üks poolsaar ja suurem osa nende ajaloost oli samuti ühine ja lisaks sellele oli neil ka üks peamine keel. Kuid 1910. aastal okupeeris Jaapan Korea. Korea jäi Jaapani võimu alla kuni teise maailmasõja lõpuni. 1945 aastal. Pärast Jaapani kaotust jagunes Korea poolsaar. Nõukogude Liit tuli põhjaossa, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid olid lõunaosas. Alguses ei olnud plaanis luua kahte püsivat riiki, kuid külm sõda algas kiiresti. Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit olid vastased, seega toetasid nad erinevaid valitsusi Korea kahes osas. 1948 aastal moodustati kaks eraldi riiki. Põhjas loodi Korea Demokraatlik Rahvavabariik ehk Põhja-Korea Kim Il-sungi juhtimisel. Lõunas loodi Korea Vabariik ehk Lõuna-Korea. Kuid mõlemad valitsused uskusid, et Korea poolsaar peaks taas üheks saama. Samas soovisid mõlemad, et just nende valitsus juhiks kogu Koread. 1950 aastal Põhja-Korea üritas Lõuna-Koread sõjalise jõuga enda kontrolli alla saada. Siit algas Korea sõda. 3 aastat kestis äge võitlus. Ameerika Ühendriigid ja teised ÜRO väed toetasid Lõuna-Koread. Hiina toetas omakorda Põhja-Koread. Samuti aitas Nõukogude Liit põhja poolt. 1953 aastal suured lahingud lõppesid pärast vaherahu sõlmimist. Vaherahu on kokkulepe tulevahetuse peatamiseks. Kuid see ei ole alaline rahuleping. Seega tehniliselt pole Korea sõda siiani lõppenud lõpliku rahulepinguga ja pärast sõda Korea poolsaar jäi jagatuks. Põhjas on Põhja-Korea, lõunas Lõuna-Korea. Järgmistel aastakümnetel arutasid mõlemad pooled endiselt taasühinemise võimalust. Põhja- ja Lõuna-Korea taasühinemine üheks Koreaks. See on eriti oluline Põhja-Korea jaoks. Nende endises põhiseaduses oli selgelt kirjas eesmärk Korea taasühendamiseks. Kuid aja möödudes tekkis suur probleem. Kaks Koread muutusid üksteisest väga erinevaks. Lõuna-Korea hakkas tasapisi jõukamaks muutuma. Nende ettevõtted kasvasid, infrastruktuur paranes. Sellest sai üks suurimaid majandusi Aasias. Lõuna-Koreast sai ka demokraatia. Samal ajal jäi Põhja-Korea vaeseks ja sealne süsteem jäi karmiks. Valitsus kontrollib suurt osa inimeste elust. Samuti kontrollitakse meediat ja riiki sisenevat teavet. Kui kahe riigi vaheline lõhe suureneb, muutub ühele küsimusele vastamine järjest raskemaks. Kui Põhja- ja Lõuna-Korea taas ühineksid, kumb süsteem tõenäolisemalt püsima jääks? Lõuna-Koreal on juba suur majanduslik ja rahvastikuline eelis. Seetõttu on taasühinemine Põhja-Korea juhtkonna jaoks suur oht. Kui ühinemine toimuks Lõuna-Korea süsteemi all, kaoks praegune Põhja-Korea valitsus. See tähendab, et Põhja-Korea endine taasühinemise eesmärk võib ohustada nende enda ellujäämist. Kuid isegi kui olukord on raske, pole Põhja-Korea kokku varisenud. Kim Jong-il suri 2011 aastal. Tema asemele tuli tema poeg Kim Jong-un. Kim Jong-un oli veel noor ja tal oli vähe kogemusi juhina, kui ta sai kõrgeima positsiooni. Seetõttu tõusis taas küsimus, kas ta suudab režiimi alal hoida, aga ta jäi võimule. Tema juhtimise all laienesid ka Põhja-Korea tuumarelvade ja rakettide programmid. Seejärel tuli 2020 aastal uus suur katsumus. Kui COVID-19 levis, sulges Põhja-Korea end peaaegu täielikult välismaailma eest. Piire hakati rangelt valvama ja suur osa tema toiduainete kaubandusest kukkus kokku. Toidu ja teiste toodete sissevedu muutus veelgi raskemaks, kuid režiim ei varisenud taas kokku.
Ja kui Põhja-Korea ületas iga kriisi, hakkas Kim Jong-un muutma isegi seda ideed, miks Põhja-Korea peab alles jääma. Kõige suurem muutus hakkas selgemaks saama 2024 aastal. Kim Jong-un ütles, et Lõuna-Koread ei tohiks enam vaadelda kui ühe ja sama riigi vennaliku osana, mis kunagi taas ühendatakse. Selle asemel nimetas ta kahepoole suhet kahe eraldi ja vaenuliku riigi suhteks. Põhja-Korea on samuti alustanud mõnede valitsusorganisatsioonide ja taasühinemisega seotud sümbolite eemaldamist ja 2026 aastal sai muutus veelgi selgemaks. 2026 aasta mais avaldatud muudetud põhiseaduses eemaldati varasemad osad, mis ütlesid, et Põhja-Korea eesmärk on taasühinemine. Samuti lisati uus kirjeldus riigi territooriumi kohta. Seal öeldi, et Põhja-Koreast põhja pool asuvad Hiina ja Venemaa. Lõunas aga asub Korea Vabariik, mis on Lõuna-Korea ametlik nimi. See tähendab lihtsalt seda. Põhja-Korea uue ametliku seisukoha kohaselt see ei kirjelda enam Lõuna-Koread kui osa ühest riigist, mida tuleb taas ühendada. Nüüd peab ta Lõuna-Koread eraldi riigiks, mis asub teisel pool piiri. See on tohutu muutus. Aastakümneid oli taasühinemine üks tähtsamaid eesmärke, mida Põhja-Korea välja ütles. Nüüd on see põhiseadusest eemaldatud. Siit on näha, mida Kim Jong-un on teinud probleemi lahendamiseks. Ta teab, et Lõuna-Korea on nüüd tugevam ja rikkam. Selle asemel, et nõuda, kes peaks valitsema ühendatud Koread, otsustas käsitleda Põhja- ja Lõuna-Koread lihtsalt kahe eraldi riigina. Kuid põhiseaduse muutmine on vaid pika loo lõpp. Et mõista, kuidas Põhja-Korea suutis üle elada probleemid, mis pidid selle kokku kukutama, peame vaatama, mida täpselt Kim Jong-un riigis sees tegi ja kuidas muutus Põhja-Korea positsioon väljaspool seda. Võimul püsimiseks pidi Põhja-Korea ületama rohkem kui ühe probleemi. On 4 suurt ohtu, mis võivad selle valitsuse kukutada. Esimene neist on sõjavõimalus Ameerika Ühendriikidega. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991 aastal kadus nende tugevaim toetaja, kes oli varem Põhja-Korea liitlane. See oli Pyongyangile suur probleem. Põhja-Koreal on juba ammu pinged Ameerika Ühendriikide, Lõuna-Korea ja Jaapaniga. 1968 aastal Põhja-Korea püüdis kinni USS Pueblo Ameerika luurelaeva. Üks meeskonnaliige hukkus ja üle 80 ameeriklase hoiti vangis peaaegu 11 kuud. 1969 aastal tulistas Põhja-Korea alla USA mereväe luurelennuki. Kõik pardal olnud 31 inimest hukkusid. Samuti toimus palju sõjalisi rünnakuid ja kokkupõrkeid Lõuna-Koreas. 1970-ndatel ja 1980-ndatel Põhja-Korea röövis ka mitmeid Jaapani kodanikke. Hiljem tunnistas Põhja-Korea ise, et osa neist röövimistest tõesti toimus. Kui Nõukogude Liit lagunes, muutus olukord Põhja-Korea jaoks veelgi ohtlikumaks. Enam ei olnud suurt riiki, mis saaks neid toetada, kui peaks puhkema suursõda. Samal ajal alustas Põhja-Korea ka tuumarelvaprogrammi loomist. Seetõttu tekkis hirm, et ühel päeval võib pingeline olukord Ameerika Ühendriikidega viia otsese sõjani. Ja kui see peaks juhtuma, on Ameerika sõjaväel tohutu ülekaal. Oht muutus taas tõsiseks. 2017 aastal Põhja-Korea katsetas tol ajal kiiresti tuumarelvi ja kaugmaarakette. Mõlemad pooled ähvardasid üksteist. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ütles isegi, et kaalub erinevaid sõjalisi võimalusi. Seega oli Põhja-Korea valitsuse jaoks esimene probleem selge. Kuidas nad suudavad takistada tugevamal riigil, nagu Ameerika Ühendriigid, proovida nende valitsust kukutada? Kuid probleemiks ei olnud ainult sõda. Teiseks ohuks oli Põhja-Korea eraldatus suuremast osast maailmast. Alates 2006. aastast on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud Põhja-Korea vastu sanktsioonid. Tuumarelvade ja raketiprogrammide tõttu on sanktsioonid karistused, mis piiravad riigi äritegevust ja kaubandust. Kuna Põhja-Korea jätkas tuuma- ja raketikatsetusi, muutusid sanktsioonid veelgi karmimaks. Mõnede Põhja-Korea toodete müük piiratud, samuti piiratud teatud kütuste ja masinate sissevedu ja muid asju, mis võivad aidata nende sõjalisi programme. See on suur probleem, sest ükski riik ei saa kergesti üksi hakkama. Vaja on toitu, kütust, masinaid, toorainet ja muid tooteid välismaalt. Ja kuna Põhja-Korea kaubandus paljude riikidega on piiratud, sõltub ta veelgi rohkem oma suurimast naabrist, Hiinast.
Hiina on Põhja-Korea kõige olulisem kaubanduspartner. Suur osa toodetest, mis Põhja-Koreasse jõuavad, pärinevad Hiinast. See aitab majandusel toimida, kuid sellega kaasneb ka probleem. Kui sa sõltud liigselt ühest riigist, muutud sa haavatavaks, kui selle riigi otsused muutuvad. Kui Hiina peaks äkitselt kütuse tarnimist piirama, toidu ja kaubanduse sissevoolu Põhja-Koreasse, oleks see Pyongyangile suur probleem. Seetõttu vajab Põhja-Korea Hiinat, kuid samas ei taha ta olla Hiinast liiga sõltuv. Ja see ongi teine suur probleem. Kuidas saab Põhja-Korea rahvusvahelistest sanktsioonidest hoolimata ellu jääda, ilma et ta täielikult Pekingist sõltuks? Sellele järgneb kolmas oht, tema nõrk majandus. Üks Korea poolsaare kõige tuntumaid fotosid on tehtud öösel kosmosest. Lõuna-Korea on väga valgustatud, kuid suur osa Põhja-Koreast on peaaegu pime. Põhjus on lihtne. Põhja-Koreas on vähem elektrit ja infrastruktuur on nõrgem, aga majandusprobleem on veelgi sügavam. 1990-ndatel koges Põhja-Korea rälka näljahäda. Sellel oli palju põhjuseid, mis langesid kokku. Suur abi Nõukogude Liidult kadus, majandus nõrgenes. Põllumajanduses ja toidu jaotamises tekkisid probleemid, riiki tabasid ka loodusõnnetused. Täpne hukkunute arv ei ole teada, sest Põhja-Koreast on raske usaldusväärseid andmeid saada, kuid on selge, et 100 000 inimesi võis surra nälja ja sellega seotud haiguste tõttu. Ja isegi kui näljahäda kõige hullem osa sai läbi, ei kadunud toiduprobleem. Paljud põhjakorealased kogesid toidupuudust ka järgmistel aastatel. Probleem süvenes taas, kui Põhja-Korea sulges pandeemia ajal oma piirid. Kaubandus kukkus kokku, toitu, väetist ja muid majandusele vajalikke asju oli veelgi raskem sisse tuua. Isegi Kim Jong-un rääkis mõnikord rahva kannatustest. Ta tunnistas, et ei suutnud täita kõiki ootusi, mis talle pandi. See on oluline, sest Põhja-Korea juht räägib sellistest asjadest harva. Valitsus teab, et äärmine vaesus on ohtlik. Kui valitsus ei suuda rahvast toita ja majandus jätkab langemist, võib rahva usaldus nõrgeneda, samuti ka nende inimeste usaldus, kes on valitsuse sees. Ja siit tulebki neljas oht, võimalus, et probleem tekib juhtkonna sees endas. Kui Kim Jong-il suri 2011 aastal, oli tema poeg Kim Jong-un alles 20-ndate lõpus. Ta oli noor, tal oli vähe juhtimiskogemust ja teda ümbritsesid vanemad sõjaväeohvitserid ja kõrged ametnikud, kes olid valitsuses olnud kauem kui tema. Seetõttu polnud alguses selge, kui tugev oli Kim Jong-uni tegelik kontroll. Oli võimalus, et juhtkonnas tekib tüli, oli võimalus riigipöördeks, oli ka võimalus, et tekib ülestõus, kui tavaliste inimeste elu veelgi halveneb. Aga järgmistel aastatel näitas Kim Jong-un järk-järgult, kelle käes on tegelik võim. Ta vahetas välja või eemaldas palju kõrgeid ametnikke. Ta tappis mõned inimesed, keda ta pidas ohuks oma juhtimisele. Nende hulgas oli ka tema onu Yang Song-taek, väga mõjukas ametnik, kes tapeti 2013 aastal. Pärast seda, kui Põhja-Korea valitsus süüdistas teda rasketes kuritegudes riigi vastu. 2017 aastal suri ka Kim Jong-uni poolvend Kim Jong-nam pärast seda, kui teda rünnati Malaisias VX närvimürgiga. Ameerika Ühendriigid ja Lõuna-Korea ütlesid, et Põhja-Korea oli mõrva taga. Pyongyang eitas seda süüdistust. Aja jooksul sai selgeks, et just Kim Jong-un ise hoiab kontrolli enda käes. Kuid peamine probleem ei kadunud kuhugi. Ta peab kaitsma valitsust Ameerika Ühendriikide eest. Ta peab ellu jääma isegi ränkade sanktsioonide all. Ta peab hoidma nõrka majandust töös. Ja ta peab kindlustama, et Põhja-Koreas pole kedagi piisavalt tugevat, kes suudaks ta võimult kõrvaldada. Paljudes riikides võib juba üks neist probleemidest põhjustada suure kriisi. Põhja-Koreas need kõik eksisteerivad korraga juba aastaid. Kuid valitsus pole kokku varisenud. Selle asemel on Põhja-Korea järk-järgult leidnud viise igaühega neist tegelemiseks. Ja esimene probleem, mida ta püüdis lahendada, oli kõige ohtlikum kõigist. Kuidas takistada Ameerika Ühendriike ründamast? Alguses Põhja-Korea püüdis seda teha Washingtoniga kokkuleppele jõudes. Põhja-Korea püüdis vähendada pingeid Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe kaudu. 1990-ndate alguses tehti samme. Põhja- ja Lõuna-Korea astusid samme, et takistada tuumarelvade loomist Korea poolsaarel.
1992 aastal mõlemad Koread leppisid kokku, et nad ei tooda ega hoia tuumarelvi. Pärast seda toimusid ka otsesed kõnelused Põhja-Korea ja Ameerika Ühendriikide vahel. 1994 aastal nad sõlmisid kokkuleppe, mida nimetati Agreed Frameworkiks. Plaan oli lihtne. Põhja-Korea peatab osa oma tuumaprogrammist. Selle eest aidatakse neil saada energiat ja uusi tuumareaktoreid, mis on mõeldud ainult elektri tootmiseks. Alguses oli edusamme, kuid aja möödudes lepingut ei suudetud ellu viia. Mõlemad pooled kaotasid usalduse teineteise vastu. Lubatud projektid viibisid. Samal ajal kasvasid kahtlused Põhja-Korea tuumategevuse suhtes. 2000-ndate alguseks kukkus leping täielikult läbi. Siin muutis Pyongyang oma strateegiat. Selle asemel, et loota ainult lepingule sõja vältimiseks, Põhja-Korea töötas välja relvi, mis suudaksid ise vaenlast rünnakust takistada. Tuumarelvad. 2006 aastal viis Põhja-Korea läbi oma esimese tuumakatsetuse. Seda järgnesid veel mitmed katsed. Samaaegselt töötas riik välja ka võimsamaid ja kaugemale lendavaid rakette. See oli oluline, sest tuumarelvast pole kasu. See ei hirmuta Ameerika Ühendriike, kui pole võimalust kaugeid sihtmärke tabada. Seetõttu töötas Põhja-Korea välja mandritevahelise ballistilise raketi ICBM. ICBM on väga kaugele lendav rakett, mis suudab tuumalõhkepead teisele mandrile toimetada. 2017 aastal Põhja-Korea katsetas rakette, mis näitasid, et need võivad ulatuda suure osa Ameerika Ühendriikideni. Äkitselt muutus oht Washingtoni jaoks. Varem võis USA president arvata, et suudab rünnata Põhja-Koread ja selle valitsuse kukutada. Kuid kui Põhja-Koreal on võimalus tuumarelvaga vastulöök anda, siis oleks sõja hind juba väga kõrge. See ei tähenda, et Põhja-Korea suudaks kindlasti mõne Ameerika linna hävitada, kui peaks puhkema tuumasõda. Endiselt on palju küsimusi usaldusväärsuse kohta, täpsuse ja selle rakettide võime kohta end kaitsta esimese rünnaku eest. Kuid juba ainuüksi tuumavastulöögi võimalus muudab iga suurema USA rünnaku palju ohtlikumaks. Seda nimetatakse tuumaheidutuseks. Idee on lihtne. Kui sa ründad mind, suudan ma ka sind vastu rünnata ja Põhja-Korea jaoks on see tohutu kaitse. See ei tee sõda võimatuks. Aga see muudab Ameerika Ühendriikide jaoks Põhja-Korea valitsuse otsese kukutamise katse väga kalliks ja äärmiselt ohtlikuks. Pärast seda juhtus veel midagi, mida varem oli raske ette kujutada. 2018. aastal Kim Jong-un kohtus isiklikult USA presidendi Donald Trumpiga Singapuris. See oli esimene kord, kui ametis olev USA president ja Põhja-Korea juht kohtusid omavahel. Järgnesid veel teisedki kohtumised. See ei lahendanud tuumaprobleemi. Põhja-Korea ei loobunud ka oma tuumarelvadest, kuid Kim Jong-uni jaoks oli üks selge tulemus. Temaga suhtleb nüüd otse maailma kõige võimsama riigi president. Ja see aitas kaasa ka teise Põhja-Korea probleemi, Hiina lahendamisele. Põhja-Koreal on juba ammu olnud vaja Hiinat kaubanduse, kütuse ja teiste toodete jaoks. Kuid Pyongyang ei taha, et Hiina oleks ainus riik, kellele ta saab toetuda. Seetõttu oli väga oluline, et neil tekkis otsene suhe Ameerika Ühendriikidega. Aga veelgi suurem muutus tuli pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat 2022 aastal. Mida kauem sõda kestab, seda rohkem vajab Venemaa tohutul hulgal suurtükimürske, rakette ja muud sõjalist varustust. Ja Põhja-Koreal on palju selliseid relvi. Nii muutus Venemaa jaoks kasulikuks riik, mida enamik maailma on juba ammu vältinud. Moskva ja Põhja-Korea sõjaline koostöö laienes. Põhja-Korea saatis Venemaale miljoneid suurtükimürske ja ballistilisi rakette. See saatis ka tuhandeid sõdureid, et aidata Vene vägesid. Aastaks 2026 kahe riigi sõjaline koostöö süvenes veelgi. Selle eest sai Venemaa Põhja-Koreale lähedasemaks. Aastal 2020 Vene president Vladimir Putin külastas Pyongyangi. Venemaa ja Põhja-Korea allkirjastasid uue strateegilise partnerluslepingu, mis sisaldab vastastikuse kaitsekohustust. See on suur muutus Kim Jong-unile. Ta ei pea enam lootma ainult Hiinale kui suurele riigile, kelle poole pöörduda. Nüüd on tal ka Venemaa. Ja kuna Moskval on vaja Põhja-Korea sõjalisi varusid, nüüd on Pyongyangil midagi, mida üks suurriik tahab osta. See aitas kaasa ka Põhja-Korea majandusele. Kaubandus Venemaaga kasvas. Riigil tekkis uus raha, kütuse, toidu ja muude vajalike asjade allikas. Samas jäi kaubandus Hiinaga endiselt oluliseks.
See ei tähenda, et kogu Põhja-Korea oleks äkitselt rikkaks saanud. Täpseid majandusandmeid on raske saada, sest riik on väga suletud. Paljud põhjakorealased elavad endiselt vaesuses ja toiduga kindlustatus on jätkuvalt probleem. Aga valitsuse olukord on parem võrreldes ajaga, mil riik oli pandeemia ajal peaaegu täielikult isoleeritud. Muutusi on näha ka Pyongyangis, Põhja-Korea pealinnas. Jätkuvalt ehitatakse uusi kortereid, tänavaid ja avalikke hooneid. Nüüd on rohkem nutitelefone ja tarbekaupu kui eelmistel aastakümnetel, kuid oluline on meeles pidada, et see ei kajasta kõigi põhjakorealaste elu. Valitsus eelistab Pyongyangi, sest siin elab suur osa poliitilisest ja sõjalisest eliidist. See on Kim Jong-unile väga oluline. Kui tema võimule kõige lähemal olevate inimeste elu on hea, siis on neil rohkem põhjuseid toetada praegust valitsust. Samal ajal karmistas Kim Jong-un veelgi kontrolli teabe üle. Välismaiste filmide, telesaadete ja muu valitsuse kontrolli alt väljas oleva meedia vaatamise või levitamise eest on karmid karistused. See on oluline, sest Põhja-Korea valitsus ei taha, et inimesed näeksid, kui suur on erinevus nende elu ja Lõuna-Korea elu vahel. Ja siin tuleb tagasi see kõige sügavam probleem, millest me varem rääkisime. Ühinemine. Aastakümneid on Põhja-Korea öelnud, et ühel päeval peaksid Põhi- ja Lõuna-Korea taas üheks riigiks saama, kuid samal ajal kui Lõuna-Korea muutub jõukamaks ja tugevamaks, seda suuremaks probleemiks see Pyongyangile muutub. Kui kaks Koread ühineksid, oleks Lõuna-Koreal suurem elanikkond. Samuti on selle majandus palju suurem ja selle rahvusvahelised sidemed on tugevamad. Seetõttu on väga raske seletada, miks just Põhja-Korea süsteem peaks ühendatud Koread juhtima. Kim Jong-uni tehtu oli lihtne, kuid väga suur muutus. Ta eemaldas endise eesmärgi. 2024 aastal ütles ta, et Lõuna-Koread tuleks käsitleda eraldi ja vaenuliku riigina. Samuti likvideeriti mõned Põhja-Korea organisatsioonid, mis olid loodud taasühinemise eesmärgil ja põhiseadust muudeti, et eemaldada Põhja-Korea endisest ideest, et Põhi- ja Lõuna-Korea on üks riik. Lihtsamalt öeldes ei pea Põhja-Korea enam tõestama, et just nemad peaksid juhtima kogu Korea poolsaart. Uus sõnum oli, et Põhja-Korea on omaette riik, Lõuna-Korea on teine riik. See oli Kim Jong-uni valitsuse ellujäämise jaoks väga oluline, sest kui kaks Koread jäävadki alatiseks lahku, ei pea Pyongyang enam vastama küsimusele, miks ta ei suutnud poolsaart omaenda süsteemi alla ühendada. Nüüd on see loonud endale teise põhjuse, et edasi eksisteerida. Sellel on oma valitsus, oma sõjavägi, tuumarelvad, suhted Hiina ja Venemaaga ja isegi sanktsioonidest hoolimata on see leidnud viise, kuidas majandus elus hoida. Seetõttu on Põhja-Korea praegu hoopis teistsugune riik kui see, millelt 1990-ndatel oodati kokkuvarisemist. Kuid see ei tähenda, et kõik probleemid oleksid kadunud. Elu on endiselt väga raske paljudele põhjakorealastele. Majandus on endiselt nõrk võrreldes Lõuna-Koreaga. See sõltub endiselt suuresti Hiinast ja Venemaast. Väga suur osa riigi rahast ja ressurssidest läheb sõjaväele ja tuumaprogrammile. On veel üks probleem. Põhja-Korea süsteem on koondunud ühe valitseva perekonna ümber. Võim läks Kim Il-sungi käest Kim Jong-ili kätte, seejärel Kim Jong-unile. Üks ja sama perekond on riiki juhtinud juba 3 põlvkonda ja nagu teistes autoritaarsetes valitsustes, alati on suur küsimus, mis juhtub, kui tuleb järgmine juhtide vahetus. Seetõttu ei saa me öelda, et Põhja-Korea kokkuvarisemine on võimatu. Ühelgi valitsusel pole igavese püsimise garantiid, kuid üks asi on selge. Palju kordi on arvatud, et Põhja-Korea valitsus kukub kokku. Nõukogude Liit lagunes, nad kogesid ränka näljahäda. Nad seisid silmitsi ränkade sanktsioonidega. Pandeemia ajal sulges see riik end peaaegu täielikult. Neil tekkis pingeline olukord Ameerika Ühendriikidega ja nad on mitu korda vahetanud juhti. Aga poliitiline suund on jäänud samaks. Ja see ei juhtunud sellepärast, et Põhja-Korea probleemid oleksid kadunud. See juhtus, sest juhtkond on korduvalt muutnud oma ellujäämisstrateegiat. See kasutas tuumarelvi, et muuta rünnak enda vastu ohtlikumaks. See kasutas suurriikide konkurentsi, et mitte ainult Hiinale toetuda. See kasutas sõjatööstust, et pakkuda Venemaale vajalikke asju. Ja kui endine taasühinemise unistus muutus probleemiks, muutis see täielikult oma ametlikku eesmärki. Seega pole kõige olulisem küsimus enam see, miks Põhja-Korea pole veel kokku varisenud.
olulisem on küsida, milline Põhja-Korea pärast kõiki neid muutusi kujuneb, sest riik, mida varem peeti nõrgaks ja kadumisohus olevaks, omab nüüd tuumarelvi, süvenevat suhet Venemaaga, olulisi sidemeid Hiinaga ja valitsus ei väida enam, et on võimul vaid ajutiselt, varem Korea poolsaarel. Praegu ei valmistu Põhja-Korea enam selleks, et saada osa Ühendatud Koreast. Nad valmistuvad selleks, et jääda Põhja-Koreaks.